No nii, tervitusi siis siin koroona epitsentrist, Hispaaniast, meie tänavalt. Ja siin on koroonaepideemia peamine indulgents ja nii-öelda seadusandlusega kooskõlas on siis õnnelikud inimesed, kellel selline indulgents on olemas, nagu ta siin siis nüüd on täies hiilguses. Indulgents! Karri! Jah, tegelikult ei ole ma eksinud mitte tepsele määratlusega indulgents. Tegemist on muidugi täiesti haige, nagu tervikuna inimkond on haige ja haige inimkond ja ühiskond ei olegi võimeline midagi muud välja mõtlema kui erakordseid haigeid printsiipe. Ja siin siis nüüd on ere näide. Koeraga jalutamine on indulgents ehk praktiliselt ainukene tavalisele reakodanikule jäänud õigustus väljuda kodunt ja privilegeeritud olukorras on siis nüüd need, kellel on koer, kellega nad saavad jalutada. Neid politsei ei puuduta. Kui ootamatult praegu ükskõik kus kohas siit hüppab välja nurga tagant politsei maastur, siis on 100% tõenäosus, et ta peatub su kohal, kui sul puudub indulgents. Ja siis tuleb hakata vastust andma. Taamalt lähenes üks auto, ma ei tea, kas tal on indulgents. Okei, ega ma ainuke ei ole, siin on piisavalt leidub veel inimesi, kes julgevad tänavale tulla. Peale selle on muidugi seltskond, kes omab selleks muidugi õigusi. Arusaadav, et nendes olukordades indulgents situb meil siin. Ma pean selle sita tegelikult ära korjama, aga ma võin tagasi teel selle ära korjata. Võib-olla ei korja ka. Piisavalt suur on kindlasti seltskond, kellest me ei ole teadvel, aga need, kellele on siis antud välja kõvad dokustaadid, kes võivad liikuda vastavalt siis autoga või jalgsi või roomates või ükskõik mis asendis. Need on siis nüüd need, keda veel ühiskonna toimimiseks peab hoidma siis liikvel. Ja niimoodi ma siis kõnnin siin oma indulgentsiga. Ümberringi vaikus. Taamalt läheneb üks auto. Teinekord läheb siin 10-15 minutit. Sedagi. See on ka mingi teenistusmasin. Ma ei saanud aru, tõesti ei saanud aru, mingisugune teenistuspirukas. Ja selline see olukord on. Kus need inimesed on? Siit on väga suur osa muidugi lahkunud. Lahkusid siit juba kriisi alguses, sest väga suur mass on muidugi välismaalasi just siin meie regioonis ja just selles kvartalis ja nendes kvartalites. Meri on siit kuskil kilomeetrit 1,5 eemal ja niimoodi. Et selline ülevaade siis, esmane ülevaade nendest protsessidest. Siia sõitis paar nädalat tagasi, keegi ei võtnud kurvi välja siin nurga peale, sõitis seinast sisse. Hola! Ja siin on siis nüüd ere näide oli siis indulgentsiga inimesest. Et nagu see härrasmees seal teist pool tänavat ja mina. Nii, vaata mis siin on. See on värvi ka sees on. Nii, värvi. Ja see on natukene on värvi, aga muidugi liiga vähe, see mind ei huvita. Siin on üks föön osutunud ülemääraseks ära visatud. Ja küll, see selleks. Kõnnime edasi Kariga.